Mul on hea meel, et oled leidnud ennast kuulamast podcasti ilusatest asjadest. Mina olen Katri Kruus, disainer ja naiste aksessuaaride salarelvade looja. Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, eriti tänapäevases maailmas, kus sõrm libiseb kiirelt üle ekraani ning pilku köidab vaid see, mis kõige põnevam, ilusam ja šokeerivam. Mis on pildi taga? Kuidas sünnib üks pilt? Kuidas sünnib pilt, mis peaks vaatajale edasi andma looja, disaineri sõnumit? Mul on täna külas pildivõlur Ketter. Tere, Ketter! Tšau! Kes sa oled ja mida sa teed? Mina siis olen Ketter Kuusma ja ma toimetan foto ja videoga, siis täpsemalt moefotograafia ja moevideograafiaga. Kuidagi on nii sattunud. Aga alustamegi päris algusest, et kus sa pärit oled ja kuidas sa jõudsid foto ja videoni? No ma tulen ikkagi Tallinnast, aga mu tee on olnud pikk, et ma olen elanud nii Kreekas kui Belgias kui Inglismaal, põhiliselt isa töö tõttu ja Inglismaal tegelikult juba iseseisvalt, et väga tahtsin minna õppima ja elama sinna. Ja sealt ma selle fotopisiku tegelikult ka sain, et juhtus nii, et läksin üldse keskkooli Inglismaale, et ei tahtnud Eestis keskkooli minna ja ütlesin oma vanematele, et nüüd on nii, et mina lähen Inglismaale keskkooli ja ema-isa olid kuidagi selle poolt ja seal on Inglismaal keskkoolisüsteem on natuke teistsugune kui Eestis, et seal on kohe niimoodi, et sa saad valida endale 5 ainet, et natuke siuke nagu suunavama enne jah, just. Ja siis mina hakkasingi õppima kunsti ja disaini, fotograafiat, meediat, filmikunsti, inglise keelt, psühholoogiat ja kuidagi sealt niimoodi ta vaikselt läks, et edasi läksin Londonisse, tegin aasta ülikoolis, seda kutsutakse nagu eelkursuseks, inglise keeles on ta foundation degree in art and design ja siis sealt edasi tulin juba Tartu kõrgemasse kunstikooli, nüüd see nimega Tartu Pallase kunstikool fotot õppima ja seda ma seal õppisin siis 4 aastat. Et niuke see tee on olnud. Ja nüüd juba 5 aasta oma väikest ettevõtet ja oma väikest asja ajades, et aga väga lahe on olnud et kogu see trall. Aga kui sa selle pisiku said? Ma tean, et tegelikult sa oled pärit perekonnast, kes tegeleb üldse spordiga. Korvpalliga, et tegelikult kui kuulaja oli tähelepanelik, sa ütlesid oma perekonna nime, sa ju ütleb nii mõndagi. Ja eks ta nii on, et eks see on mind saatnud terve elu. Aga kusjuures mul ema on 7-kordne Eesti meister lauatennises, nii et pole ka paha. Pole ka paha, aga täiesti sportlik. Ja hästi sportlik, ja. Aga mul vanaisa oli kunstnik või siuke harrastuskunstnik, et mul ema-isa. Ja ma ei tea, lihtsalt kuskilt tuli, tundus see fotograafia põnev. No ma ei oska niimoodi öelda, see lihtsalt läks. Vanemad ei sundinud sind kuidagi korvpalli mängima? Õnneks mitte. Või lauatennist? Ma mängisin tennist väga pikalt, ma mängin siiamaani tennist, et see on siuke minu väljalülitamine ja lõõgastus, et meil on maal ka tenniseväljak, et ikka kogu aeg proovin tennist mängida, kui vähegi saan. Aga ei korvpalli õnneks mängima ei sunnitud. Aga jah, lahe. Vend mul mängib korvpalli, ta nüüd elab juba 2 aastat Itaalias. Käib korvpalliakadeemias, et tšau Kaspar, love you. Ja õde on mul tantsija, nii et nemad on ikkagi läinud sporditeed, aga mina kuidagi kukkusin niimoodi kunstiinimeseks. Aga tore. Sa ütlesid, et sa teed enamasti moefotot ja moevideot, et sa töötad enamasti brändidega ja disaineritega. Aga miks sa ei valinud... Miks sa ei tee näiteks pulmafotot või sa ei pildista beebisid või loodust? Hea küsimus. See on kuidagi jälle hästi orgaaniliselt niimoodi läinud, et ma arvan, et see tuleneb sellest, et see endal on nii suur see moehuvi sees, et kuidagi see on see kõige suurem drive, nagu näha, kuidas sünnivad kollektsioonid ja töötada inimestega, kes neid loovad
ja ma arvan, et see tuleb kuskilt sealt. Et see tuli ka sul Londonist või, sest London on ju selline üks moemekadest. Päris Londonisse kindlasti ei tulnud veel, sest siis ma veel täpselt ei teadnud üldse, mis ma teha tahan. Ja Tartust nagu ka mitte, et see tuli nagu kuidagi, aga ma tean, kus see tuli, ma arvan. Või tegelikult mul oli see huvi nagu juba ammu sees, aga Laura Nestor, kes on samuti moefotograaf, ma tutvusin temaga 6-7 aastat tagasi ja tema võttis mind oma tiiva alla ja hakkas mind kaasa kutsuma. Ja kuidagi sealt on see kõik nagu selles mõttes alguse saanud, et ma olen nagu leidnud tutvusi ja inimesi ja kliente, et siinkohal suur aitäh Laurale, et ta mind usaldas niimoodi. Ja sealt on see, ilmselt see tee nagu siin Eestis niimoodi läinud, aga ilmselt see moehuvi oli ikkagi ju varem olemas, et muidu ma ju ei oleks läinud Lauraga kaasa. Laura on ka üks sinu eeskujudest või pigem nii, või lihtsalt on ta kindlasti oli tugi ja mentor. Ja kindlasti, nüüd on ta mul hea sõbranna, on ju, et see on naljakas, kuidas elu läheb, et kui sa kunagi vaatad ajakirjas Laura Nestori või tollel ajal ta veel oli Laura Kallasvee pilte ja mõtled, et nii äge, et kui saaks tutvuda inimesega nagu tema ja siis nüüd käid taga kohvi joomas ja jagad stuudiot ja küsid nõu ja tema küsib sinult nõu ja ei, see on tore, kuidas elu läheb. Kuidas üldse sünnib üks pilt või lühivideo, näiteks kui mõni disainer soovib uue kollektsiooni jaoks tutvustavat videot, ühte sellist imago fotoks nimetatakse seda, et kuidas see sünnib, et palju selleks inimesi on vaja, kas piisab ainult sinust ja disainerist või mis selle taga on, selle ühe foto taga? See on ka nagu erinev ilmselt, et aga tihti sünnib see ikkagi niimoodi, et disainer kirjutab sulle, helistab sulle, uurib, kuidas sul läheb, mis sa teed, kutsub sind külla, siis tutvud toodetega, tutvud kollektsiooniga. Nagu sa isegi praegu tutvustasid mulle oma uusi tooteid. Me just vaatasime tegelikult Ketteriga uusi asju ja me jõuame selle juurde veel tagasi, kus seda väikest videot näeb, mida me hakkame tegema varsti. Et siis toodetest tekib inspiratsioon, mingi meeleolu, Pinterestist tekib inspiratsioon, meeleolu, mida sa tahad teha ajakirjadest, filmidest, raamatutest, see kõik nagu läheb sellel hetkel kokku, kõik see, mis sa oled eelnevalt näinud. Et mul on tunne, et me tihti alahindame neid visuaale, mis meie ümber on, ükskõik kus, raamatutes, internetis, tänavatel, et sellistel hetkedel, kui sa tutvud disaineri loominguga, siis need jooksevad sul kuskil ajus kokku, et ma olen sükest asja seal näinud ja ma olen sükest asja seal, et seda, et nad nagu kuidagi tulevad sellel hetkel kokku sulle. Et sa pead laskma need läbi mingi filtri. Ja siis tulebki see idee, mis sa tahad teha. Tihti ideega muutub, et võttepäeval võib midagi sündida jällegi ootamatut ja ägedat, et ma proovin ennast mitte väga raamidesse panna, et ma olen proovinud alati võttepäeval hästi loominguline olla või hästi avatud uutele asjadele, et ma ei oleks liiga kinni mingites detailides või stsenaariumites, et mul on võib-olla siis kaob see loomingulisus ära justkui. Aga veel on vaja tihti, kui on suuremad pildistamised set-disainerit, kes aitab seti eest vastutada, modelle, stiliste, kunstnikut, valgustajad, kui sul on palju raha. et see tiim võib tegelikult päris tohutu olla, suureks paisuda. Aga saab ka väga lahedaid asju teha ka väiksema tiimiga, et kui sul on hea, tugev idee ja tahtmine, et saab toota ka väiksema koguse inimestega ilusaid asju. Aga jah, suurtematel pildistamistel, filmimistel on ikkagi, kipuvad need tiimid suureks minema, et kes mille eest vastutab. Sest et fotograaf, videograaf ei saa kõige eest vastutada, see ei oleks lihtsalt loogiline. Sa ei jõuagi sellel hetkel enam, kui sa oled kaamera taga, aga sellele tööle eelneb sul ka alati moodboardi loomine. Alati, jah. Et sa paned ikkagi tegelikult alguses stsenaariumi paika ja siis, kui midagi muutub võttekäigus, et siis sa lased selle lihtsalt
et ikkagi mingi kondikava on olemas, millest lähtuda, et muidu oleks väga keeruline. Mitte nii, et tulete kokku ja vaatate, et koht oli lahe ja teeme nüüd siin mõned paar klõpsu. Ei, moodboard peab kindlasti olema. Ilus ja. Ja siis ongi, et näiteks kui ma olen juba kaamera taga pildistamise päeval või filmimise päeval, ma lihtsalt, kuna mina jälgin oma asju, mida mina tahan, et tuleksid väga hästi välja, siis ma ei saa jälgida samal hetkel, kas see bluus on kortsus või mitte. Okei, see jääb mulle ilmselt silma ja ma saan seda stilistile öelda, aga mina ei peaks, fotograaf ei pea tegelema sellega, et see sirgeks saada. Et sellised asjad, et jah. Hea, et kui on selline profitiim. Et ka minul on sinuga 2 kogemust tõesti seinast seina, et kui sa kirjeldasid neid erinevaid viise, kuidas siis pildistada, siis me oleme pildistanud täiesti siin samas töökoja põrandal, kus objektideks on olnud jääkuubikud ja tööriistad, imeilusaid fotosid, kes soovib neid vaadata, need on mu koduleheküljel ja on siis teile inspiratsiooniks, kui te otsite koolitusi erinevaid ja seal tõesti ei olnud vaja väga suurt meeskonda, aga samas on kui lihtsa modelli üles pildistamise jaoks on juba vaja meikarit ja stilisti ja riideid selga ja kõike muud sinna juurde, et seda küll. Kuna sa oled hästi tegus, et need, kes jälgivad sinu Instagrami, siis ma ei tea, kuidas sa jõuad üldse, sul on hästi tihedad tööpäevad, siis sul kindlasti ka juhtub palju erinevaid, ma tegelikult ka läbi sinu Instagrami olen näinud erinevaid selliseid juhtumisi, mis sul igapäevases tööelus ette tulevad, et kuna need on sellised suhteliselt ekstreemsed, siis meenuta mõni ekstreemsem juhtumine viimasel ajal, mis sul on olnud. Ja neid asendeid ja poose tuleb igasuguseid võtta fotograafina. Aga mul on üks pildistamine hästi meeles, mida me tegime, ma arvan, see oli mingi 2-3 aastat tagasi Adidas Eestile, pildistasime uut jooksutossu. Ja kuna tegemist oli kevad kampaaniaga, siis see pidi nägema välja selline, et nagu crop toppides tüdrukud jooksevad jooksutossuga mööda nagu siukest urban keskkonda. Meil oli samal ajal ilmselt jaanuar, ma eeldan, õues -30 kraadi. Okei, kuidas me siis seda teeme? Okei, leidsime siis mingi ehitusplatsi, mis nägi siuke betoonist ja lahe välja. Seal on nüüd, see on Ülemiste City's oli, nad ehitasid neid uusi hooneid ja nüüd seal on MyFitness täpselt selle sama koha peal, kus me pildistasime. Ja siis seal oli ka ikkagi, seal oli veits soojem kui õues, mis võis olla siuke, ma arvan, 0-4 kraadi või midagi sellist. Ikka päris küri. Ja siis seal oli samal ajal aktiivne ehitus käimas kõrval. No reaalselt inimesed, ma ei tea, mis nad seal tegid, betoneerisid ja trampisid ja... Aga teil oli oluline ka heli või? Ei olnud, õnneks heli ei olnud oluline tookord, me ainult pildistasime. Ja siis me pidime sinna kohale saama veel, ma ei tea, 3x3 meetrit peeglid, et see oli ka üks oluline osa sellest photoshootist. Ja siis esiteks oli seal tohutu müra, lihtsalt kogu aeg oli selline müra. Ja minu meelest, ja me käisime seal veel mitu päeva, 2-3 päeva äkki, sest meil olid erinevad tüdrukud, erinevad päevad olid võtted. Tohutu müra, tohutu tolm, see ehitustolm, see peenike tolm. Külm, siis lõpuks tuli välja 3. päeval, et me ei tohigi seal üldse olla. See üks tööjuhataja tuli sinna, küsis, kuulge tüdrukud, aga teate, et siin on nagu ehitusplats, et teil peavad kiivrid peas olema. Et ei tohigi viibida niimoodi seal. Meil oligi tegelikult kokku lepitud turundusjuhtidega ja kõik, et me oleme seal, aga tema ka nagu ei teadnud, et me peame seal kiivreid ja asju kandma. Õnneks selleks hetkeks olid suht kõik pildistamised tehtud, et nagu midagi hullu ei juhtunud, et panime ilusti kokku ja läksime ära. Aga see oli jah, päris karm, oli üle nii ehitustolmune ja kõrvad mürisesid ainult kogu aeg peas juba mitu nädalat järjest, et siuke nagu, ja õhtuks oli ikka korralik peavalu, et siukseid asju on, et just need nagu võttepäevad on tegelikult emotsionaalselt ja vaimselt ka nii rasked, et sa annad endast nii palju, sa annad endast kõik, mis sul nagu on selleks 1 päevaks oma tiimile, oma see pildistamine ja video tegemine. Kui sa õhtul koju jõuad lihtsalt, siis sa oled täiesti tühi, nagu lihtsalt sul on nagu vaimselt, füüsiliselt oled ka väsinud muidugi, aga nagu vaimselt sul on nagu niimoodi. Aga kui
moefotograafe Eestis on päris palju, siis neid, kes videosid loovad, tegelikult väga palju ei ole. Kuidas sa selle videoga hakkasid tegelema, et mina tegelikult tutvusingi sinuga läbi video? Ma arvan, et see liikuv pilt on, ta käib esiteks fotoga käsikäes nii ehk naa ja ta on ka siuke, et mulle väga on nagu kogu aeg huvi pakkunud, et minuga lõputöö Tartu kõrgemas kunstikoolis oli väike film, et kuidagi nagu just see, et ta natuke liiguks ja nagu ma ei tea, ja siis ma töötasin tegelikult mõnda aega peale kooli lõpetamist Overallis, mis on Canoni esindus ja seal hästi suur tugi oli ka sellele nagu video poolele, et ma sain tehniliselt väga nagu palju juurde, kuidas videosi teha ja meil oli hästi tore tiim seal, kes nagu me isegi tegime seal omavahel videosi ja näitasime neid ja et kuidagi sealt, ma arvan, on see tuld ja ongi, et nagu sa ütlesid, et väga palju on moefotograafe, aga seda moevideot nagu tehakse, tegelikult tehakse, aga tõesti mitte nagu nii palju ja kui sa vaatad maailmatrende, siis mitte ühtegi pildistamist ega kampaaniat sa ei näe enam ilma videota. Et nii ta on ja see pilt on nii oluliseks muutunud, et inimesed ei jõua enam lugeda ja siis eelistataksegi infot jagada pildi keeles. Ja see siuksed lühivideod ma olen leidnud, et tõmbavad ka väga palju tähelepanu vaatajatelt, et kui sa nagu scrollid ja kui sa jõuad või sul jääb ette midagi, mis natuke liigub, siis see nagu püüab su tähelepanu rohkem kui pilt. Sest pildi puhul peab ta olema kas nii ilus või ta peab olema nii šokeeriv või ta peab millegiga tõesti su tähelepanu äratama ja see tänapäeva maailmas on keeruline teha, et selles mõttes sul on täiesti õigus. Aga ma arvan jah, et nad käivad nagu väga käsikäes. Et ma ju ei ole ju suur produktsioon, et ma ei tooda ju suuri kuidas siis öelda, filme ega lihtsalt, et just see video, see fashion video, moevideo on siuke hästi loominguline ja natuke pildisarnane siis ehk, et võib-olla sellepärast on mul hea seda teha. Aga mida sa üldse pead enda kõige suuremaks tööks, kõige suuremaks väljakutseks, mida sa oled teinud, mis sul on tundnud endale selline pähkel, et ma nüüd võtan ja see tundub mulle esialgu tundusid kõik kliendid suured väljakutsed, et kõik disainerid ja ma arvan, et ongi, et sa mõtled, sa võidki mõelda endale tegelikult iga asja suureks väljakutseks, eks, et minu jaoks ongi kõige rohkem panevad liblikad kõhus lendama kõik moeasjad, mis ma saan teha. Et selles mõttes nad on kõik väga, väga tähtsad mulle. Ja. Aga kuidas sa sinna sisse lähed, et kui ma mõtlen, et ma natuke tean, kellele sa oled teinud videosid ja fotosid, siis tegelikult need on ka kliendid on sul täiesti seinast seina, et on disainereid, kes loovad õhkõrnu rõivaid ja töötad ka spordibrändidele, Adidas, nagu sa ütlesid, et need on tegelikult seinast seina ja need brändid täiesti kõnelevad täiesti erinevat keelt. Et kas või minu enda bränd, et kannab jälle hoopis kolmandat sõnumit, et kuidas sa nagu viid ennast selle disaineriga ühele lainele, sest tegelikult on ju see oluline, et lõpuks ka disainer ja tema tiim ütleks, et jah, täpselt see on see, sest tihti inimesed kujutavad endale visualiseerivad endale asju ette, disainer ka ühtemoodi, siis tuled sinul on omad mõtted ja tegelikult kokku tuleb hoopis kolmas asi, aga et see kolmas oleks nagu kõigile osapooltele, see ongi see, et kuidas sa nagu selleni jõuad? Ja ma olen alati mõelnud sellele, et kuidas ma seda teen, et kuidas ma saan nagu niimoodi natuke disaineri sisse minna või tast aru saada rohkem. Ma arvan, et see on siuke hea inimese tundmine või hea suhtlemisoskus, et see taandub nagu kõik sellele tasemele ja ma arvan, et see on ka oma ego suur alla surumine kohati, et mul on kindlasti oma mingi käekiri ja visioon, aga tihti ma pean natukene tulema ise alla selleks, et jõuda sinna, et see disainer või bränd siis oleks rahul ja et me saaks teha seda, mida tema tahab.
ma arvan, et kui mul on projektid, kus ma saan täiesti ise kõike teha, mis ma tahan, need ongi siuksed loomingulised ja minu jaoks, et see on ka oluline, et see jääks, et sa ei kaotaks seda enda sisemist soovi kõik, seda teha nii, nagu sina tahad. Aga tihti, kui on ikkagi mingid suured projektid, siis kindlasti minu käekiri, aga kooskõlas disaineriga. Kas ma võin öelda, et näiteks see, mida sa teed nüüd oktoobrikuus, 3. oktoobril alustab jälle moekunstikino, kuhu kõiki kuulajaid siis kutsume. Tõesti väga tore nähtus Eesti kultuurimaastikul, mis ta on juba mõnda aega toimunud. Et sa lood sinna 2 aastat siis moevideosid ja teed koostööd Eesti disaineritega. Ja tegelikult võib öelda, et need videod on küll sinu kui kunstniku eneseväljendus. Ja et see on natuke nagu siuke isikunäitus mulle. Täpselt. Et kuidas need sünnivad, et kas see protsess on natuke teistmoodi või? Mitte niivõrd. Kõigepealt tahan tänada Helen Saluveeri, kes mulle üldse sellise võimaluse on andnud, et suur aitäh sulle, Helen, et oled lubanud mul näidata oma loomingut. Ja tegelikult see on minu jaoks lihtne, sest et ma teen koostööd oma lemmikinimestega, lemmikbrändidega ja laseme mõtetel, pole mingeid piire selles mõttes, et teeme, mis pähe tuleb ja mis tundub äge ja nii nad sünnivadki. Et see on kõige suurem enese väljendamise koht sinu jaoks? Jaa, see on selline, jah. Palju neid brände ja disainerid on, kellega sa sellel aastal sinna videot? Neid jääb sinna 5-6 kanti, ma niimoodi peast praegu otsas ei tea, ma pean kokku lugema. Nii et sind ootab nagu päris suur töö praegu? Jah, õnneks natuke on juba tehtud, aga jaa, töö on ees veel ka. Vahemärkus, me lindistame seda saadet siin septembri 1. nädalal. Ja sul on vist jäänud 6 aega. Täpselt 6 aega. 3. oktoobril siis algab moekunstikino Sõpruse kinos. Ja tegelikult on plaanis ka sinna üks väike video luua minu brändiga koostöös. Ja täiesti midagi uut ja teistmoodi, nii et tulge kindlasti. Aga milline näeb välja sinu täiesti tavaline tööpäev, kui sa hommikul alustad? No see oleneb palju, kas mul on võttepäev või mul on järeltöötluse päev. No aga tegelikult ta algab ikkagi samamoodi, me ärkame kuskil 8 ajal, me oleme päris suured unekotid. Kes meie? Mina, mu elukaaslane ja mu väike laps Carlota. Ja siis Carlota tulebki lasteaeda toimetada. Ja siis ta niimoodi kuidagi hakkabki, et hommikul sööme kodus putru kõik koos ja siis viime lapse lasteaeda ja siis igaüks läheb oma teed, kes mida tegema. Et võttepäevad on siis, oleneb perioodist, et suvel vähem, talvel jaanuaris vähem, aga siuke kevad, sügis ikka 2-3 nädalas kindlasti. Ja siis on järeltöötluse päevad, kus ma tegelikult jään koju ja teen endale ühe suure tassi kohvi ja hakkan vaikselt võtma. Mul on ilusti notesides kirjas, mis ma tegema pean, mis järjestuses ja siis hakkan neid sealt vaikselt ära kustutama. Et nii ta käib. Ja õhtul siis lapsele järgi ja natuke tegeleme temaga, siis paneme magama ja siis jälle tööd. Ja siis öösel jälle natuke peale seda, kui Carlota magab natuke. Ja, sest et tihti ei jõua kõike päevas tehtud, siis on vaja õhtul ka aega näpistada. Läheb natuke, jah. Kas sul on mõni unistus seoses oma tööga? Kas on näiteks mõni inimene, keda sa kindlasti tahaksid pildistada? Või mõni koht, kus sa tahaksid pildistada? Või mõni bränd, kellega sa tahad koostööd teha? Võib-olla sul on ka need kõik 3 ühes. Jah, nad ei pea ühes olema, nad võivad ka olla erinevad, need võivad ka olla sellised 3 soovi kuldkalale, et mis sa tahaksid tööalaselt teha. No jah, üks väike unistus, tegelikult ma arvan, et need unistused siis, kuidas ma ütlen, nagu
nad muutuvad ajas ja mingid unistused saavad täidetud, siis tulevad uued unistused. Et üks väike unistus nüüd hiljaaegu täitus. Ma sain ühe väikse video teha koostöös Lilli Jahiloga ja portailiga, et Lilli Jahilo on alati olnud selline disainer, kellega tahaks tutvuda ja midagi võib-olla koos teha. Et nüüd mul õnnestus tutvuda ja tõesti väga vahva oli, väga armas inimene. Ma arvan, et teiseks unistuseks võiks olla kindlasti see, et võiks tulevikus midagi kuskil välismaal teha, et mingitele suurematele brändidele äkki, noh, kes teab. Sa ei julge välja öelda. Ei julge välja öelda. Ja kolmandaks, ma ei teagi, tegelikult ma arvan, et ma olen nagu piisavalt õnnelik juba praegu ja teen seda täpselt, mis ma nagu tahan, et ma tõesti väga-väga naudin oma tööd. Ma arvan, et see on küll tore, et ma saan nii öelda, et ma tõesti naudin oma tööd. On muidugi raskemaid hetki ja kohti, kus sa mõtled, et nüüd ma tahaks küll kaamera nurka visata ja öelda, et that's it nagu. Aga noh, tegelikult mul on üks unistus veel, aga ma ei saa seda öelda, see on saladus. Ära seda ütle, mõni asi võib saladuseks ka jääda. Me oleme rääkinud siin hästi palju sellest loomingulisest poolest, aga tegelikult on selle taga on tegelikult see enda ettevõte, mida sa ise ju juhid ja see on ju jällegi omakorda selline keeruline ettevõtmine. Räägi sellest, kuidas sellega on, kuidas sa jõudsid selleni, et sa tahad üksi töötada ja mida sa arvad üldse sellest? Ettevõtlus on minu arvates nii kole sõna, aga noh, paraku ei ole see teist sõna selle jaoks. See ongi, ma arvan, mu kõige nõrgem külg on ettevõtlus, et ma olen väga halb finants maailmas. Mul on väga tore raamatupidaja, kes mind selles aitab. Aga ma ei teagi, no eks see tuleb ikkagi nagu töö käigus, et sul on vaja esitada arveid ja selleks on sul vaja ettevõtet ja nii ta läheb. Et tuleb ära registreerida ja tuleb vaikselt siis toimetada sellega, et jah. Aga sa tegutsed praegu üksi, sul ei ole praegu kedagi abis, et ei ole kedagi praktikal ega ei ole jah, ma ei ole jõudnud veel kuidagi selleni. Ma ei oskagi öelda, eks see võib-olla unistus oleks, et kunagi on assistent, kes teeb kõik nagu mingid asjad ära sinu eest, aga no jah, see on keeruline, sest et rahalises mõttes niigi elad nii, kuidas jaksad et ise saaks elatud. Et siis veel kedagi palgata tundub natuke keeruline, aga mine tea, kunagi ei tea. Kunagi unistused, need unistused ju, millest me mõtleme, need ikka täituvad. Aga mida sul oleks võib-olla öelda nendele noortele, kes soovivad saada fotograafiks? No jah, ma arvan, et tänapäeval on see fotograafia mõiste nii muutunud, sest et olgem ausad, iga üks meist on tänapäeval natuke fotograaf. Telefonid kõik pildistavad, pannakse ka filtreid peale ja ongi. Et see on selles mõttes väga keeruline aeg ja ma ei tea, mul ei ole veel ettekujutust, kuhu see kõik jõuab niimoodi. Et mis ajal, kas see kõik kuidagi nagu mingi hetk nagu kuidagi läheb suurelt kas ta läheb nõnda edasi või juhtub mingi suur pauk sellega seoses, et ma ei oska seda ennustada veel, et mis see maailm üldse toob, et mis see sotsiaalmeedia ja kuhu ta liigub, et selles mõttes, et sotsiaalmeediasse jah, okei, me kõik võime pilte teha, aga kui tuleb ikkagi asi nagu kvaliteetse foto loomiseni, siis nad jäävad kindlasti hätta, mida on tegelikult ka juba näha olnud veidi mingite asjade pealt. Et jah, see on väga keeruline aeg on fotomaastikul. Et sa pigem ei soovitaks üldse fotograafiks ei, nii ma ei saa ka öelda, et foto õppimine on või videograafiks, selles mõttes me rääkisime ka sellest, et video on selline, mis tuleviku teema, eks. Tuleviku teema või mitte enam nii väga tuleviku, vaid oleviku. See, mis meil hästi pilku köidab.
ei, kindlasti, kui on suur soov, siis miks mitte. Ja foto tegelikult nagu, kui minu puhul räägime siin moemaailmast, siis fotol on ju nii palju erinevaid variante, mida teha, et sa küsisid ka, et miks ma ei ole pulma või loodusfotograaf. Et jumala eest, andke minna. Aga siis peab ise tunnetama, et mida neist teha. Milline isikuomadus peaks olema ühel heal fotograafil või videograafil? Ma arvan, et see kõik algab sellest, et sul peavad ümberringi olema inspireerivad inimesed, loominguline keskkond, siis su looming tuleb 100% välja. Sa saad ületada kõigi ootusi ja oma ootusi ja lootusi. Aga sealt edasi taandub kõik asi juba, ma arvan, lihtsatele inimsuhetele ja suhtlemisoskusele ja enesedistsipliinile. Et sul on selles mõttes, et vabakutselise fotograafina sul ei ole kivisse raiutud tööaegu, et sul on shoot'i ajad, võtteajad, kus sa pead kindlasti kellast kellani olema kokkuleppeliselt, aga järeltöötluse ajad, et need on ju kõik puhtalt sinu enda õlul, et sa pead ise vaatama, mis kell ja kuidas sa teed need ja kuidas sa jõuad neid teha ja kuhu sa need planeerid, et see on minule tundub, et mul on sellega veel palju õppimist, et aga kui palju järeltöötlemine üldse aega võtab, sest et ega meie ju ja mina ka ju seda ei näe, et mina näen sind võtteplatsil, ma näen, et sa oled ära pildistanud. Minu jaoks on juba need fotod, mis on püütud sinna kaamerasse, on väga ilusad. Et kui palju võtab nende fotode töötlemine? Eks see muidugi oleneb kindlasti kogusest. Aga see on tegelikult suhteliselt võrdväärne või kui mitte isegi pikem aeg kui üks shoot'i aeg, sellepärast et see kõik algab sellest, et tuleb välja valida kaadrid, kas siis koostöös disaineriga, see oleneb puhtalt töövoost, et kes tahab. Tihti võin ise valida, vahest disainerid tahavad ise need kaadrid välja valida, musta materjali siis edastamises, siis piltide valikust kuniks töötluseni, et see on väga pikk protsess, et paika saada ja tihti võib juhtuda, eriti videote puhul, pildide puhul mitte nii palju, aga tuleb ka pildide puhul, et ma saadan mingid materjalid juba ära ja siis disainer või loovjuht või kes iganes soovib veel mingeid muudatusi sisse viia. Et kõik see on kokkuleppeline ja tegelikult see protsess on väga pikk ja väga aega nõudav. Ja et kuidas nagu seda aega, see on ülioluline, et sa ei, ja mina kindlasti pean seda veel õppima, et kuidas seda aega paremini planeerida, et aja planeerimine käib sinna alla. Et ma tihti vaatan küll oma graafikut ja ütlen, et need ja need päevad ja siis keegi ikka helistab ja ütleb, et kuule, teeme seda ja siis sul kohe need päevad ju on cancel ja siis sa pead leidma uue aja ja siis sa leiadki tihti seda öötundide arvelt, et see on keeruline, sest ma ei taha kunagi oma kliente alt vedada. Ma tahan alati kokkulepitud ajaks materjalid ja asjad üle anda. Jah, on juhtunud kordi, kus ma pean vabandama, et mul läheb veel paar päeva. Õnneks on kõik suhteliselt mõistvad olnud, aga jah, see on keeruline. Tundub, et tegelikult on neid isikuomadusi päris palju vaja ja mitte ainult isikuomadusi, vaid neid on omadusi, mida on üldse vaja enda juures arendada, et sellega tegeleda. Aga kui sooviks tulla keegi sinu juurde praktikandiks appi õppima, kas ta võiks tulla? Ja ikka. Võib tulla. Nii et pöörduge Ketteri poole, te saate väga hea kooliga, kui teid huvitab moefoto või moevideo ja Ketteri fotod aitavad ka minu koduleheküljel klientidele aimu saada, kuidas aksessuaarid, kotid inimese käes ja kehal mõjuvad. Aitäh, Ketter, ja palju ilusaid pildihetki! Aitäh sulle!